Hubert, kus sa ometi oled jälle? No kus võib üks hunt kogu aeg kaduda? Hubert, vabandust, tere. Jaa, tere. Teate, mul on hunt kadunud. Ega te ei ole mu Hubertit näinud? Hunt? Jaa, hunt. Ei, hunti ma ei ole küll näinud. Ja pealegi, see siin on ehitusplats ja siin on võõrastel viibimine täiesti keelatud. Ehitusplats? Aga mida te siia üldse ehitate? No, ega mina isiklikult ei ehita midagi, et mina ikkagi projekteerin. Ja ma projekteerin siia 3 ilusat maja. Aga vaat ehitajatest on meil tõesti puudus. Teate, minul elab loomaaias 3 osavat, tarka ja ilusat põrsakest. Nad on suurepärased ehitajad. Tõesti, jah. Kui kaua teil see ehitus kestab, siis ma tean söögiajaga arvestada. See ehitus peaks meil kestma selline, 1,5 tundi umbes. Okei, sellega nad saavad hakkama, aga teate, enne kui ma oma põrsakesed teie hoolda usaldan, siis mitu aastat teil õige kogemust kasvab? No, minu firmale on see juba 30. Ossa, no siis te olete ikka tõesti kogenud mehed. No seda me oleme. Aga teate, ma märkan, et teid on siia nii palju ehitusobjekti äärde kogunenud ja mul oleks nii hea meel, kui te kaasa elaksite, plaksutaksite, sest siis on põrsastel ju palju lõbusam ehitada ja uskuge mind, need ehitused saavad kiiremini valmis ka. No see on väga hea mõte. Aga lähme otsime nüüd selle Huberti üles. Hubert? Ja saadame need 3 põrsakest siia ehitusplatsile ehitama. Teeme nii, see on hea mõte. Ilusat pidu!
imeline aastaaeg. Linnukesed laulavad, lilled õitsevad. Ja päike on erakordselt tere. Väikesed rohuliblekesed muudkui kasvavad ja kasvavad. Tirili, tirili, linnukesed laulavad. Tirili, tirili, linnukesed laulavad. Right here, right now, I put the offer right. I wanna chase you down, I know you see it. You run with me, and I can cut you free. Out of the treachery, the walls you keep in. So try that typical, for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see. Won't happen, so thanks, but no, I think I'm good to go. Cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that'll show you. You're onto something, really it's something. I live among the shells, we don't give up peanut shells. I'll have to be there too. Don't you know that I'm okay with this up and down? Boy, it's okay, cause I got what I need, and I don't wanna take the ride. Spend your days, whiskey, misery, and parties and play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town, disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little, just let me give you the freedom to dream and wake you up, and cure your aching. Take your walls and start breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Fair enough, you want a piece of all the action. I'll give you 7, we can shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nibbles on the dime? 15, I'll do 8, 12, maybe 9, 10.
Ma otsustasin sellel kevadel, et kolin Sigalast välja ja ehitan endale oma maja. Sellised plaanid, et jalaga kohe Sigala uks kinni ja omane maja ehitama. Ei noh, jõudu tööle sellega. Jõudu tööle. Aitäh. Hakkab jälle peale, kohe kui mina midagi lahedat välja mõtlen, siis on ikka keegi teine minu idee endale napsanud. No kuidas nii? No kulla sõber, no tahtsin just teile rääkida, minul on ka plaan sellel kevadel endale maja ehitada. Vot elu on näidanud. Nii kui jaanid läbi, hakkab talunik kohe miskipärast üha rohkem jõuludest rääkima. No ja mina otsustasin, aitab küll sellest taluelust, lähen oma elu peale, nii on. Mina ka. Teate, sõbrad, teie mõttel on jumet. Ma praegu mõtlen siin, et ma vist hakkan omale ka oma maja ehitama. Teate, ei ole see lemmiklooma elu mitte midagi väärt. Ülesöödavad. Vaadake ise. Täitsa vormist väljast täitsa. Täitsa hea mõte. Ma vist ehitan ka omale maja. No kuulge, aga mis me siis enam aega viidame siin? Ega see sügis enam mägede taga ei ole. Lähed kiireks ja vaja ju seda projekti. Ehitusluba. No ehitusmaterjalid tuleb ju ka hankida. No ja siis on need järelvaat,
vaatajad ja ülevaatajad, nende jaoks tuleb ju ka aega leida. Hakkame minema, hakkame minema. See veel teha. Oi. I've got a tragic tale for you. If you are wise, you'll listen to me. In our Loompa land is both luscious and green, but not conducive to growing the bee. My job was guarding what little we got. You came along and pitched the lot. You want to see something? Well, perhaps I drifted.
liha söön ja muidu maias. Ja nii kõnnin ma ikka kimpa, 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 kimpa. Aga mina võtsin endale puhkuse, lasin loomaaiast jalga. See modellitöö seal puuris. See väsitas mind lausa ära. Aga nüüd on mul puhkus, mul on vabadus. Vaata
veidi ringi, tutvun huvitavate loomadega ja naudin lihtsalt elu. Täna jälle naudin elu. La 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 la. Cheers, hot dog, no problem solved. Hot dog, hot diggity dog. Grab my boots and a sandwich, let's start a parade. Get the coconut trunk in for Daisy to play. Dancing now, hot dog, leapfrog, and holy cow. Hot dog, hot diggity dog. So long for now from Mickey Mouse and the Mickey Mouse Clubhouse.
astuge aga ligi. Astuge aga ligi. Tulge, ja. Vaat see siin ongi minu maja. Eks ole tore maja? Sellise maja ehitasidki või? No. Eks ta abiks muidugi ole, aga ma ei tea, esimese suure tuulega lendab see maja küll laiali ja kui hunt veel juhtuks tulema, nahka pistab, ma ütlen sulle, nahka pistab, siis sul pääsu pole. Seda minagi. Ja. Nahka pistab. Raudselt pistab nahka. Aga kuulge sõbrad, tulge hoopis minu maja vaatama. Lähme nüüd. Ja on, jah, lähme. Tulge. Hea maja ju. Ja. Siin ta ongi. Minu kallis majakene. Linnupesa sarnane, eks ole? Vaata, sellise maja ehitasidki, niisuguse maja. Sellise, jah. See on minu maja. Mis maja seega on? See on minu maja. Poes ma raha ei kulutanud, mitte sentigi. Kogu ehitusmaterjalid ostsin ise metsast välja. Ja, nii oligi. Ja nende väikeste sõrakestega, nende väikeste sõrakestega ehitasin ma ise selle maja. Sõbrakesed, ärge nüüd tülli ka minge. Oh, või sellise maja ehitada. Sellise, jah. Linnupessa saab. No, eks ta abiks muidugi ole, aga esimene sügisene torm pillutab selle maja küll laiali. Ja kui hunt veel juhtub tulema, nahka pistab, ma ütlen, nahka pistab, siis pääsu ei ole. Ilus maja. Sõbrad, ärge nüüd kurvastage ka. Teate, ma lähme nüüd minu maja ka vaatama. Ma ehitasin selle sinna metsaservale. Ujakene vuliseb, pull, pääsukesed sidistavad, ja konnad kooksuvad, partid paterdavad. Ja üks päev käis Siilipere ka maja uudistamas. Kuulge, lähme nüüd seda minu maja vaatama, ikka üks. Lähme vaatame seda minu maja. Sa ei kuju ökku maja tehtud. Vesi. Ja väljas soik sees ja seda minagi mõtlen, et niiskust ei ole ja ventilatsioon on viimase peale. Head majad tegime. Tule. Me vaatame siis järgi. Satendava vee all on kirju võlumaai, seal meri karp
kaetud. Väga kummaline. Noh, põhunnik, mis põhunnik? Ei saa mitte aru. Natukene mõtleme. Ahaa, ma tean, talunikud varuvad vasikatele ja hobustele talveks toitu. Just, nii ongi. Päikene paistab ja loodus on. Äkke jõudnud suvi. Tuleme tuli, te on jõudnud suvi. Oh, no nii. Mis roikkaunik see siia on kokku naetud? Ma mitte midagi ei saa aru. Roikkaunik, mis roikkaunik? Ja see siin on ju looduse risustamine. Roikkad, mis roikkad? Peab mõtlema. Ma tean. Siin on siilide talvekorter. Nad valmistuvad talveks. Just nii. See siin on siilide talvekorter. Aga, nojah, pease talgi kätte ei tule. Taas sajab valget lund väljal. Tiliseb aisaagel, tiliseb aisaagel, tiliseb aisaagel.
sõbrad, see on nüüd minu maja. Uhke tellistest ehitis, ukse, turvalukk, aknad, 3-kordne pakett. Seda maja ei murra tuuled, tormid ega kuri hunt ka mitte. Uhke maja sul näe. Jep, ja vii sul ikka raha olema. No, eks seda raha ole kogutud ka. Iga kuu panen uiu põrsa sisse natukene ja nii aina koguneb ja koguneb. Oota, ja puidas. Oota, minul seda raha kuidagi ei kogune, vaata. Minu raha ju ringleb nii. Täna annan, homme võtan, täna annan või kuidagi nii. No meil seal põllumajanduses oleneb kõik lihtsalt aastast ja muidugi elada tahaks ja mis sest rahast ikka koguda. No, eks te ise tea, kuidas teie majandate ja eks igaüks ise teab, kuidas tema maja. Tule sa nõgene! Te nüüd ruiates jooksete! Tulge tagasi! Ma ei ole kuri! Ma olen Ont Uubert! Ma olen hea! Kartma mind te küll ei pea! Ja pealegi on mul kõht lihast ja vorstist täis. Ja kõige tähtsam, mul on puhkus, ma olen vaba, põrsad, tulge tagasi, lööme tantsu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf. Give that wolf a banana. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that
ilusad, ei osanud heast muusikast ja tantsust üldse lugu pidada. Küll oleks olnud vahva koos nendega koos tantsu lüüa, aga mis siis muud ikka, kui kükita, mis siis muud kui kükita, mis siis muud kui kükita. Kaugelt maad, ta tuli paadiga, sõudis üle jõe, kõndis üle mäe, ta tuli targaste, tuli otsene, ta tuli meitele, ta tuli tantsule. Puhkus. Loomaaia väravad tehakse lahti. Sinu puur täiesti tühi. Ma ei viitsi seal loomaaias passida. Mul on nii äge puhkus. Mul on vabadus. Kuule, tule ikka. Lapsed tahavad sind näha, sa oled meie loomaaia lemmikloom. Sina laulad neile, lapsed kuulavad. Tule ikka. Tead, ma annan sulle lemmikrooga ka. Lemmikrooga? Tegelikult kõht ongi juba nii tühjaks läinud. No, eks ma tulen, kui lapsed nii väga igatsevad. Väga. Aga kus need lapsed siis on? Vaata. Sa ütlesid, et nad kohe tulevad ja... Tulevad, sealt tulevad. Kas kohal? Vaata, tulevad. Ei tule ju. Tulevad.
Ma vaatan, et hundid leidsid seal midagi põnevat. Hunt, mis seal on? See ei ole teie kõrt, aga hea küll, puhta siis natukene. Ma olen hea. Huvitav, mis need hundid leidsid siis? Hubert, mis sa leidsid? See ei ole sea kõrt. Aga mis see on? Aga tuli tappi. Aga lõhnab samamoodi nagu kõrt või? Väga hea. Ma loodan, et nad ära ei söö. Aitäh. Kohe matsutada. Ahah, pärast saad. Nii, aitäh, noitsukesed. Küll te olete, nüüd te võite istuda. Aitäh teile. Nii, armas Sookure pere. Aitäh kõigile, aitäh emmedele, issidele, külalistele, kõigile suur aitäh. Ja ma palun, et lapsed, tehke nüüd endale ise üks hästi suur aplaus, sest sa olid nii tubli. Aga nagu ikka, siis ei saa ükski asi toimuda, kui keegi seda valmis ei kirjuta. Nii et me soovime südamest katkematu aplausiga tänada meie tänase kevadpeo lavastajat Külli Mõtslet. Ma olen varsti samasugune nagu põrsake. Nii, ja ükski tants ei jõuaks ju laste pähe, kui ei oleks kedagi, kes neid valmis teeb. Ma palun siia ette tantsude autori Mari.
järgmisena palun Andris. Järgmisena Annabel. Ja meie kõige pisematele õpetas tantsud selgeks Kadi. Ja viisulastele õpetas tantsu selgeks õpetaja Raili. Nii, kui tantsud on selged, siis vahepeal võiks ju toredat juttu ka olla. Selleks palun siia ette meie imelised näitlejad Mirel, Dagmar, Ingrid, Ülle ja Lisann. Aitäh, nüüd saame matsutada. Nii, ja need kõik toredad kostüümid on kokku pannud meie õppejuht Relina. Aitäh! Ja nagu ikka igal aastal jääb mõni kostüüm puudu, sest lasteaed muudkui kasvab ja kasvab ja puudu olevad kostüümid siis õmbles meile Sirje Hints ja Carolin Pajula. Suur aplaus! Ja tegelikult sellel aastal, vaata armas sõber, on sinu kingikotis igasugused toredad üllatused, mille siis on aidanud meil täita Coop Maxi Market ja Eesti Pagar. Ja lilled, mis sai kingitud kõikidele osalistele, tegi meile Hush and Hush lilled ja ka Nurme kotikesed said siis igale osalisele. Nii et suur aitäh meie sponsoritele, oleme väga tänulikud. Ja vaata sõber, huvitav, kas nüüd on pidu läbi või keegi veel kuskil tahab tulla? Kas keegi kuskil tahab tulla? Kas keegi tõusis püsti? Kas sa märkasid? Jaa, meie linnapea tahab meiega rääkida. Kuulame, tal on väga tähtsad jutud meile kindlasti. Hea Sookure lasteaia pere. Ma tulen teie peole otse Laulasmaalt Arvo Pärdi keskusest. Ja kui ma tänase päeva ajakava nendega läbi rääkisin, siis ma ütlesin, et ma pean kindlasti kell 4 olema Paides, sest siis on üks vägev pidu Paides. Ja kui me olime oma arutelud lõpetanud Arvo Pärdi poja Maikeliga, me rääkisime nimelt Arvo Pärdi pidunädalast Paides, mis toimub siis septembri algul. Ja kui ma olin ennast minekule settinud, siis Maikel küsis, et kuule, aga räägi, mis pidu see on? Ja ma ütlesin, see on üks vägev pidu, kus laval on üle 200 lasteaialapse ja nende juhendajad annavad lõppakordi. Ja küll ta mind pinnis, ma ütlesin, tead Maikel, sa pead ükskord ise tulema Paidesse ja seda pidu nägema. Nii et ta edastas teile kõigile ka südamlikud tervitused Arvo Pärdi pere poolt ja lubas meid kindlasti tulevikus ka külastada. Ja saadame ka temale tervitused aplausiga.
Ja ütleksin veel nii palju, et kui Hunt Hubert ütles, et tal on puhkus, siis kui minu käest küsitakse, et kuna linnapea puhkab, siis minu puhkus on just sellised kevadpeod, kontserdid, kus esinevad lapsed ja kus sõna otse mõttes saan mina puhata. Aitäh teile kogu Paide linna nimel ja meie poolt üks väike abimees, et ka tulevikus me saaksime veel ja veel rohkem ägedaid tantse muusikasaatel nautida. Aitäh teile! Ja tere! Meie siis toome teile siia ehitusplatsile tervitusi otse Paide lasteaiast. Ja kõigepealt suur aitäh, et ikka ja jälle teiega koos seda kõike nautida saame. Seal saalis on päris hea olla, võin teile öelda. Aga nagu teie lugu õpetas, siis kõige tähtsam on ju alati tugev vundament, et maja püsiks. Ja vahel võib juhtuda sedasi, et mõni kivi läheb kaotsi või läheb natukene katki, siis meie poolt teile selline stardipakett ühe väga tugeva Paide linna kõige tugevama tellise näol, et ikka tugev vundament püsiks. Nii annan selle üle. Palun. Ja ega siis ehitustööde käigus ei saa mängulusti unustada, on ju sõbrad, loodame, et ilmad lähevad ilusaks, nii et natukene mängulusti ja mängurõõmu teile ka. Aitäh! Aitäh! Nii! Armas Sookure pere, te olete jälle suurepärase etendusega hakkama saanud, tasub iga aasta oodata seda. See on nii tore traditsioon, et vähemalt korra aastas kõik lapsed saavad selle toreda lavakogemuse juba nii väiksest saadik. Ja mis minu jaoks kõige tähtsam on see, et lapsed naudivad liikumist seda rõõmuga ja muusikasaatel. Nii et aitäh teile. Ja lastevanemate poolt siis paluks iga rühm võtab endale ühe poti ja õpetajatele ka suur tänu teile. No nii, nüüd on vist järjekord otsa saanud, aga siis ütleme veel kord aitäh. Lapsed saate siis kätte lava taga ruumidest ja kohtume järgmisel aastal.